No nii, Ivo, kas sa mäletad Mega FM-i? Mega FM-i ei mäleta küll, aga Mm. ma mäletan Raadiomaaniat ja sellel, ma ei mäleta, kas eelnenud või järgnenud Raadio V6. Ja. Need olid ka, neid kumbagi ei ole enam olemas või? Minu meelest mitte, nüüd on vist mingi Rock FM või midagi siukest. Okei. Ei, ma tulin praegu ühelt laste sünnipäevalt ja siis ma sattusin mainima Mega FM-i kahele muusikainimesele, kelle puhul ma arvasin, et nad teavad kõike Eesti alternatiivmuusika ajaloost. Aga kumbki neist polnud kunagi kuulnud Mega FM-ist või vähemalt neile ei meenunud, mis see olla võis, mis on, ma tundsin ennast väga üksi jäetuna selles vestluses ühtäkki. Et siis kallis kuulaja, kui sina mäletad Mega FM-i, siis kirjuta Discordi ja siis ma panen südame Aga ja tunnen end vähem üksi. Mega FM ei kõla nagu alternatiivraadio, Mega FM kõlab nagu hitiraadio. Jaa. Nagu nime järgi, vaata nagu Power Hit Radio, Mega FM, need kõlavad kuidagi sarnases lauses versus nagu, ma ei tea, klassikaraadio, mis kõlab nagu alternatiivne raadio näiteks. Yeah. Kuigi, kas klassikaline muusika on alternatiivmuusika? Hea küsimus. Et tavaliselt räägitakse, eks ole, indie-muusika, võib-olla jazz-muusika, aga kas klassikaline muusika on ka? Võt, seda ma ei teagi. No võt. Kallis kuulaja, kui sina tead, siis kirjuta meile Discordi. Yeah. Põhiline on see, et me tahame, et te tuleksite Discordi ja räägiksite seal, sest meie ei suuda ilmselgelt hakkama saada seal vestlemisega. See nagu tulv nagu sellist tulv ja siin ma mõtlen paar korda on torgitud tulv negatiivseid kommentaare sellele, et me ei ole aktiivsed on väga suur. Näiteks Jim, sinu märkmetesse pole seni veel ilmunud, eelmise saate märkmetesse see, et mis on sinu plaatide list, et seal on praegu kirjas ainult minu omad ja siis on need Jimmy omad ja see on tühi väli. Yeah. Ja sa ei ole endiselt Discordi veel jaganud palju lubatud sinu bändi muusikat. Nii et ses suhtes me ei ole head selles. Teeme nii, et siis kui meil on Discordi kokku tulnud, palju seal praegu on inimesi, saad sa ruttu vaadata? See on päris hea kogus juba, aga praegu on keegi räägi. 50 ringis või? Oota, kus mu mul on Discord kinni pandud või? Oi. Kohe läheme Discordi. Äkki siin on räägitud ja ma lihtsalt ei tea, sest mul ei ole aken lahti olnud. Siin on kirjutatud vahepeal. Ooperilauljana. Üks ooperilauljana meie kuulaja. Ja seda ma lugesin eile kusjuures. Ja ka see Kelo Revoice'i probleem. Ja, ka minu jaoks. Oota, aga loe siis ette juba inimestele, kes ei kasuta Discordi. Muidu me lihtsalt loeme asju chatist ja siis reageerime neile niimoodi, et keegi ei saa aru, millest jutt üldse käib. Siia on kirjutanud Led Zeppelin, et ooperilauljana kinnitan Jimmy juttu hääle hoidmisest ja võimalik, et ka minu jaoks on nüüd Kelo Revoice igaveseks rikutud. See oli siis seetõttu, et üks minu sõber kirjeldas seda, kui suhu tulemise maitse või midagi sellist. Ma ei mäleta täpselt, kuidas seda kirjeldati, aga ma kandsin selle edasi ja kandsin selle taaskord nüüd edasi, mis on ilmselt halb mõte. Ühesõnaga, siis siia on ka veel selline postitus kirjutatud, et tere, mul on nagu jõulud ja jaanid korraga, sest viimast 2 osa pole jõudnud kuulata, väga hull. Sõbra kass otsustas veidi enne jõulukuud parematele jahimaadele minna. Sõber kass siiski. Sõber kass. Ma lugesin mis teeb selle loo kurvemaks. See teeb seda tõesti kurvemaks, kuigi ka sõbra kass kindlasti oleks kurb. Sõber kass otsustas veidi enne jõulukuud äkki parematele jahimaadele minna. Esimene jõul, kui kellelegi kaarti ei jaksanud saata ja ega ei saanud vastu ka. Et sellised natuke lambid pühad olid, aga nüüd uus aasta ja soovin teile kõike hääd, mis on väga, väga ilus soovi sellest. Kas sina saadad kaarte? Ma korra küsin vahele. Ei, ma tavaliselt ei saada. Ma mäletan, et kunagi, kui tulid need interneti JPEG kaardid, mida sai e-maili teel saata, siis see tekitas mingit tuhinat saata kaarte vahepeal. E-kaarte. Aga sellest on nüüd ka möödas oma 30 aastat.
aga Kiks, kes kirjutas selle postituse Kiksile, siis meie kaastunne igal juhul sõber Kassi parematele jahimaadele mineku puhul ja aitäh selle mee eest, mis mul nüüd on otsas, me jagasime Ivoga selle mee pooleks, sest et kes ei käinud Tartus meie sünnipäeva salvestusel, siis sinna toodi meile kingitus, Kiks tõi meile kingituse, tõi meile hea siukse väikse plastämbritäie mett, mille ma siis pillasin maha kohe kui üritus läbi sai, nii et siis ühesõnaga seal oli siuke väike meeplahvatus, ütleme nii, aga väike meene. No võib ka nii öelda, väike meene siis kinokesele, meie lemmikkinokesele Tartus aga suurem osa sellest meest sai päästetud ja siis me jagasime selle pooleks ja mul sai see mesi otsa. Ivo, kas sul on seda mett veel alles? Mul on seda mett veel alles päris palju, sest ma kasutan mett ülivähe, võib-olla aastas 2 teelusikatäit, aga mul on hästi palju mett kodus. Aastas 2 teelusikatäit? Ma pakun küll, tavaliselt see tuleb ette niimoodi, et kuskil retseptis küsitakse, et siia tuleks mett lisada ja siis ma võtan näiteks teelusikatee mett ja panen sinna retsepti. Kus sina mett kasutad? Kus ma kasutan? Kusjuures mina kasutan võib-olla umbes 1 teelusikatäie päevas kindlasti, sest mul on 2 last ja ma teen neile putru igal õhtul ja ma panen pudru sisse mett neile. Et oleks magusam. Okei, see on tõesti jah. Ma kujutan ette, et see võiks olla päris hea meie kasutus. Mulle üldiselt putru ei meeldi süüa. Kui ma teeksin sulle putru, siis sulle meeldiks, ma arvan. Sest see oleks mee maitsega. No ei, ma ei pane nii palju, et see oleks nagu mee maitsega otseselt, aga see annab nagu, see on nagu Zeldas kokkamine, et paned nagu natuke ühte head asja, paned natuke teist. Plus 3 cold resist. Jah, 3 mingit ritsikat paned sinna sisse, kellel on jäätunud tagaots või siis paned mingi sisaliku saba sinna või midagi. Oleneb, mida sa tahad saavutada selle roaga. Või ma tahan täna Zeldat mängida, ma selle jutu peale kohe tekkis tunne. Tead mis, vaata, ma olen sulle rääkinud kogu aeg, et või viimasel ajal, et Baldur's Gate 3 on nii hea, et see nagu pühkis mu aju siledaks ja ma unustasin ära, et Zelda on olemas. Et siis nüüd ma lõpuks ma leidsin tagasi Tears of the Kingdomi juurde ja kogesin uuesti seda tunnet, mida ma tundsin siis, kui ma selle esmakordselt käivitasin, mis oli see, et Breath of the Wild ehk siis selle 2 osalise sükse mängu duoloogia. Breath of the Wild oli juba, esimene osa oli juba nii fenomenaalne, et kõik fännid mõtlesid, et kuidas siit üldse saab enam edasi minna või mida siin on veel täiendada, sest et see on ju täiuslik, et see ongi, paljude arvates see oligi nagu kõigi aegade parim videomäng, mis on enam-vähem ka minu arvamus. Ja siis tuli Tears of the Kingdom välja ja inimesed pidid ümber hindama sellised mõisted nagu fenomenaalne ja kõigi aegade parim, sest et low and behold, Nintendo tegi jälle Nintendot ja nad ületasid oma meistriteose, mis on nagu absurdne saavutus minu meelest. Ühesõnaga, ja see tunne, mis mul oli Tears of the Kingdomit alustades, ehk siis seda teist mängu alustades, oli see, et tunne on umbes siuke nagu ma oleks ära surnud ja taevasse läinud. Et kui Breath of the Wild oli nagu see siuke maapealne paradiis, siis Breath of the Wildi järgne aeg, Tears of the Kingdomi mängimine on siuke, ja siis see elu sai läbi, ma surin ära ja siis ma läksin taevasse ja kõik jätkub, et see on lihtsalt uskumatu. Et kui maapealne paradiis on rock and roll, siis lihtsalt paradiis on Tears of the Kingdom. Kui Breath of the Wild oli rock and roll, siis Tears of the Kingdom on proge rock. Ma mõtlesin, mis oli Mega FM. Või Mega FM, see on juba natuke, ma ei tea, see on siuke punnitatud võrdlus, ma ei tea, ma ei ole otseselt kindel, et mida see tähendab, siuke võrdlus. Ma ka mitte. Tundus, vaata Mega. Ja okei, jah, et kõik on Mega FM, Mega FM on seotud otseselt sellise raadiojaamaga nagu Star FM, mis on ka praegu on veel alles. Kas Mega FM-ist tuli
ja Star FM. see oli niimoodi, et kui Mega FM kinni pandi, siis nad loovutasid oma sageduse Star FM-ile ja ma mäletan veel siiani, kuidas ma mul oli kassetiplayer, millel oli raadio ja siis oli siuke tavaline koolinädal, nii et ma nagu olin juba voodis ja oleks pidanud juba magama, aga siis ma veel hilisõhtuni kuulasin kõrvaklappidest seda Mega FM-i kõige viimast saadet, kus nad kõik lällasid seal stuudios, kõik need DJ-d ja saatejuhid ja keeldusid oma raadiot kinni panemast ja siis lõpuks käis mingi sekundite lugemine ja tuli vaikus, kui jõuti nulli ja siis pärast lühikest vaikust tuli Star FM ja siis hakkas pihta see, vist tuli mingi Celine Dioni lugu või midagi ja siis mul oli siuke tunne, et ma surin ära, aga ma ei läinud taevasse, vaid ei tulnudki enam surmajärgselt mingit elu. See oligi kõik, nagu see oli mingi elu. Star FM on nagu olematus. Jah, võib küll nii öelda. Okay. Tol hetkel see tundus nii, ma enam ei ole nii radikaalne, nagu ma olen siin korduvalt öelnud, nüüd ma võin kuulata ka Star FM, mis on okei. Ja Celine Dioni. Ja noh, jah, ütleme, et jah. Ütleme. Ma saan hakkama. Okay. No selles suhtes, mis on veel mega on Mesi ja tõesti suur aitäh Kiksile selle kingituse eest ja endiselt kuulamast ja mis veel olulisem, Discordis meile sõnumite saatmise eest. Meid on siin täna 65, mitu peab juurde tulema ja aktiivseks muutuma selleks, et sa jagaksid meie kuulajatega oma, ma ei tea, manti, mis see oli? No ütleme nii, et kui meil tuleb, mitu osa meil praegu väljas on? Ma enam venitan seda kummi. Ma pean vaatama seda taaskord, sellepärast, et ma ei tea. Meil on 182 ja see on 183. Kuule, mis peaprodud siin? Räägime sellest ka pärast. Mulle meeldib, et meil on nagu täiesti siuke ATH dialoog nagu see on küll. Et me saame nagu ühel teemal püsida keskmiselt 2,5 sekundit. Jah. Ma ei tea, võib-olla meil on ATH. Ma küsisin seda oma terapeudilt viimane kord, ta arvas, et ilmselt ei ole. Okei, no mul on, aga ma olen nagu well functioning, nii et... Ma ka siis arvan, et ma olen well functioning. Kui sina oled well functioning, siis peaks mina ka olema. See tähendab. Oh my god. Okei, kui tuleb 107 inimest meile Discordi kokku. Kas juurde või kokku? Kokku. Okay. Siis ma postitan oma bändi MP3-de arhiivist ühe tracki sinna. Ühe ainult? Ma tahaks kõiki, kogu arhiivi. Kogu arhiiv tuleb siis, kui meil on 3000 Discordi memberit seal. No pole mõtet võtta nagu võimatuid eesmärke. Meid isegi ei ole kunagi kuulanud 3000 inimest, ma arvan. Aga Eestis elab 1 miljon inimest, ma olen kuulnud. Ja aga me ei ole populaarsed vaata. No aga aega on veel. Me peame lihtsalt mingi skandaali korraldama, me peame midagi controversialit tegema. Saad aru? Okay. Võib-olla peaks Kanye Westist rääkima. Midagi Kanye Westi playbookist midagi välja noppima. Ma ei. Odava populaarsuse nimel. Ivo, sa ei ole valmis tegema hullusid asju. Kanye West, ma pean nüüd kiiresti vaatama Google'isse, kas Kanye West ei ole ennast nüüd nii ära nagu juba nagu mustanud, et enam temast ei räägitegi. Räägitakse küll, ta andis ju Ty Dolla Signiga uue albumi just välja ja kõik räägivad neist. Selline muusik nagu Ty Dolla Sign. Nad tegid Kanye Westiga siukse duett-albumi ja see tuli just välja ja see on vist osa mingist triloogiast või mis iganes ja ei, ta on tagasi. Ja ma just mõtlen tagasi, et siin viimane asi, mis on kirjutatud tema nii-öelda selles Wikipedia kokkuvõttes on see, et aasta 2022 oktoobris läksid kõik tema nii-öelda erinevad sponsorid ära, sellepärast, et ta tegi terve hulga antisemiitseid nii-öelda või ütleme siis, oli antisemiitne oma väljaütlemistes ja isegi kiitis Adolf Hitlerit, ütles, et holokaust ei juhtunud, nii et ma ei tea, mul ei ole nagu erilist
huvi või soovi temast rääkida. ei, nüüd sama. Ma ei ole kindel, et ma tahaks temaga samastada meie saadet enam. Mulle tundub, et see tuleb nagu hästi ruttu teha selline abort ja kaugel ära minna. Selle lugemine ei teinud mind praegu nagu rõõmsaks. Paneb muretsema, et kas meie kataloog ei ole juba muutunud vastuoluliseks, et meil on palju ajaloolisi saateid Kanye Westist. Seal hulgas üks video, kus ma tantsin Kanye Westi järgi, mis võib-olla nüüd tuleks igaks juhuks eemaldada internetist. No võt, näed siis, mis kõik võib juhtuda. Niimoodi canceldataksegi inimesi alati ikkagi mineviku vigade eest. Vigade eest nagu holokausti eitamine. Ma just vaatasin seda sarja The Crown. Mis tal viga on? Crown on nii hea sari. Ja siis seal oli stseen, kus Diana ja Charlesi pojad läksid peole ja kuidas oli see skandaalne moment, kus prints Harry kandis seda naitsi mundrit või seda pintsakut. Et siis mul oli juba meelest läinud see skandaal. Mulle meeldis, et ta vanaisa kommentaar oli midagi selle kohta, kui ebatõetruu see vorm oli. Ma vist sel hetkel vaatasin telefoni, kui see vanaisa kommentaar tuli. Aga ühesõnaga, et mida ma öelda tahan sellega, et subscribereid saab niimoodi, kui sa nagu flirdid fašismiga, siis Harril on palju subscribereid täna. Küll, et on päris popp. Ei, ta on ju päris palju igal pool figureerib ja nii. Teda aitab ka see, et ta reaalselt on royal, vaata. No seda küll, aga meie oleme, sina oled Keila monarh, võib öelda. This kind of võib-olla on aeg alustada saatega. Ei, oota, ma tahaks kõigepealt teada, mis peaprodutsendiga sai. Mis temast sai või? Ei, mis juhtus? Sa rääkisid taga pärast neid sõnumeid. Kas ta on endiselt meie peaprodutsent või ei ole? Ausalt öeldes ma praeguse seisuga ei tea. Et meil ei olnud nagu vaikus. Tulid koju alustuseks, ühesõnaga ta on valmis minuga suhtlema edasi, mis on... No see on hea. Sa teed talle meega putru, ta võiks... Ma teen talle meega putru. Ja ma ütleks, et anname aega lihtsalt. Anname aega, võib-olla... Mett veel juurde panna, tee veel magusamaks putru. Meil on vaja talle mett moka peale määrida, nii et kiks, kui sa saad veel palju mett saata. Peaprodutsenti on vaja mitte moosida, aga meestada. Ei kõla võib-olla nii, päris nii. Mett moka peale määrida. Hästi. Ütleme nii. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Kuule, The Crown on ilgelt hea sari ju. Ma olen seda väga pisteliselt vaadanud, aga ma vaatan kõike pisteliselt, aga The Crown kuidagi hoolimata minu pistelisusest ja üldisest nagu võimetusest sarju vaadata normaalselt ja järjepidevalt. The Crown ikkagi nagu suutis mind täiega paeluda. Ma tahaks nagu, ma kohe mõtlesin selle peale, et kas meil on veel nii häid selliseid nagu poliitilisi ajaloodraamasid? Just see poliitika pool huvitas kõige rohkem. Siis kui Diana tuli, siis mind natuke hakkas vähem huvitama. No poliitika... Sa ise soovitasid mulle ju vahepeal seda... Läks liiga seltskondlikuks. Ei, mis asja? Ei, no kui Diana tuli, vaata. Siis läks liiga. Aga rääkides nagu poliitika sarjadest, siis sa ise ju soovitasid mulle ka seda vahepeal seda mingisugust... Mis selle pealkiri oli? Borgen. Mis asi? Borgen. Ei, mingisugune siuke diplomaadid või mingi siuke pealkiri. Diplomaat. Oli siuke sari, või? Netflixis on siuke sari tõesti. Jah, sa ütlesid, et sinu valdkonna, sinu maffia inimesed vaatavad seda muud kui... Ja, nii on. Ja tegelikult House of Cards, vaata Netflixi, see oli ju Netflixi siuke lipulaev korraks. Need on kõik sarjad, mis on nagu fiktiivsed versus, The Crown teoreetiliselt on ka fiktiivne või vähemasti on seal hästi palju siukseid nii-öelda kuidas seda artistic license on võetud või kunstilised liialdused, aga nagu see maailm, millest ta räägib, on ikkagi nagu reaalne, need tegelased ja inimesed on päriselt olemas olnud ja endiselt olemas mõned, et ma tahaks nagu sellist sarja. No ja selles osas võib-olla The Crown on tõesti
sellises omaette liigas ja see on ikka nii kvaliteetne ka, et seda on vist raske nagu, tõesti on raske midagi sinna kõrvale panna. Ja mul ikka kahju, et see läbi sai. Aga sa oled vaadanud kohe kõik hooajad ära ja... Jaa, aga nagu sa ka mainisid pisteliselt, et ma nagu ei mäleta isegi, ma arvan, et ma alustasin The Crowni vaatamist mingi 6 aastat tagasi. Midagi umbes niimoodi. Yeah. Nii et jah. Ja. Võib-olla 4. Igatahes, ma olen seda väga pikka aega vaadanud ja ei mäletagi algust, nii et võib-olla mul tasuks nagu uuesti alustada. Nad saaksid seda väga pikalt kedrata tegelikult ju, see Ühendkuningriigi monarhia ajalugu on väga pikk. Võtaks nagu Victoria aegseni. See võiks olla ju päris põnev tegelikult, sest et mõnes mõttes neid aegu me suudame palju vähem ette kujutada kui ma ei tea, 90-ndaid ja 80-ndaid, mille ajal juba väga paljud vaatajad olid siukses vanuses juba, et nad nagu, et neile jäid need asjad meelde. Ja siin ongi nagu selline huvitav pool, et üks asi on see, et mida sa nagu ei suudagi ette kujutada, nagu selline Inglismaa koloniaalaja tipphetkedel, see oleks nagu midagi väga, väga nagu huvitavat, sest vähemalt minu eluaja jooksul seda pole olnud ja sellisel viisil ja seetõttu ma ei kujuta seda ette, see oleks põnev vaadata. Mis mind väga huvitas ja mis oli hästi äge, oli tõesti nende väga võimekate peaministrite jälgimine selle nii-öelda kuningliku trooni ja kõige muu kõrvalt sealt või näiteks Thatcheri kuvamine seal oli täiesti nagu uskumatult äge ja geniaalne ja ma isegi teatud mõttes nüüd tahaks mingit sarnast sarja nagu Thatcherist või nagu rohkem seda valitsuse poolset, täpselt samamoodi see, kuidas John Lithgow mängis seal seda, kus see nimi nüüd mu peas on, ei tule meelde. John Lithgow mängis brittide ilmselt kõige kuulsamat peaministri. Churchilli, täpselt. Oli väga-väga äge ja see pool on nagu hästi lahe olnud, aga samas nagu jällegi see, asjad, mida ma päriselt oma elust mäletan, mõjusid nii palju jällegi jõulisemalt, kas või seesama nii-öelda peoskandaal Harryga, aga veel enam siis muidugi printsess Diana surm, mille ajal ma olin piisavalt väike, et mitte mõista tegelikult päris täpselt, mis toimus, aga mis on kuidagi mulle nii tugevalt kuhugi sisse jäänud, et selle nagu taas nägemine või läbielamine selle sarja raames oli ikkagi päris siuke nagu mõjutav kogemus. Et ses suhtes nagu põnev. Mulle meeldis. Väga, väga lahe sari. Ja selles mõttes küll siukest isiklikku sidet, et on võimalik tunda isiklikku sidet või leida mingeid isiklikke seoseid nende tegelastega, keda seal ekraanil kujutatakse. See on tõesti siuke eriline võimalus, mida ei ole, kui sa vaatad sügavamale ajalukku, siis see kõik muutub palju kaugemaks. See võib samamoodi korda minna, aga ta ei ole nagu, sul ei teki isiklikke seoseid. Ja üldse see Elizabethi ajastu on olnud unikaalne ja eriline. Meeletult pikk. Ma mäletan, kui Elizabeth ära suri, siis oli mingisugune, siis ma olin Inglismaal veel ja siis kuskil kirjutati midagi sellist, et kui uskumatu see on, et kuninganna Elizabeth kas ta oli esimene või teine või? Teine, jah. Et milline Charles on 3. Ja milline fenomenaalne karjäär, ütleme, kui monarhina, et ta oli nii pikalt seal troonil, et ta oma valitsusaja jooksul nägi ära nii Churchilli kui ka Liz Trussi, kes siis oli väga lühikest aega peaminister, eks ole. Ja Churchilli ja Liz Trussi sünniaastate vahe oli 110 aastat. ja kõik sünniaastate. Ja Elizabeth teine nagu, oli sillaks nagu nii kaugete põlvkondade vahel põhimõtteliselt, mis on väga haruldane. Ja üleüldse kuidagi Elizabeth teine tundus olevat selline ikkagi kuidagi inimesi liitev selline sümbol või ikoon isegi nende inimeste seas, kes vaatlesid
monarhiat üldse väga kriitilise pilguga ja otseselt nagu ei uskunud sellesse institutsiooni, siis ikkagi ka vesteldes inimestega, kes olid pigem väga kriitilised, et ka nende südames ikkagi Elizabethil oli mingisugune eriline koht, sest et ta nagu kuidagi sümboliseeris midagi, mis oli suurem kui võib-olla see poliitika ise, et ta oli rohkem nagu mingisuguse ajastu ikoon ja tema lahkumine oli mingisuguse ajastu lõpp. Jah, see oligi tegelikult tõesti, jällegi miks ma tõstatasin seda peaministrite poolt ja neid suhteid valitsusega, et see ei ole selles sarjas võib-olla alati kõige läbivam teemana, see oleneb parasjagu, mis toimub ja seetõttu mingitel hetkedel, kui poliitikas on hästi turbulentsed perioodid, need peaministrid nagu figureerivad rohkem, aga see on tõesti olnud ääretult huvitav, kuidas nagu need erinevad peaministrid seal sarjas nagu tulid, mis tunnete, mõtetega ja milline suhe tegelikult jällegi natukene on keeruline täna hinnata, kui palju sellest tõene on, sest see sari on ikkagi jällegi taaskord tuleb tulla sinna, et see põhineb küll reaalelul ja seal on asju, mida arvatakse või on nagu spekuleeritud, aga seal ei ole nagu seda, et see on nüüd nagu üks-ühele tõde, aga lihtsalt nagu jälgida, sa mainisid ka, eks ole, et need üldiselt monarhia vastased, nagu see Harold Wilson oli üks nendest peaministritest, kes kuidagi tuli mõttega, et ta tegelikult on monarhia vastane ja sai tegelikult üheks üsna armsaks sõbraks kuningannale ja nendel oli väga nagu tihe koostöö ja jälgida seda, kuidas Thatcher oli see võib-olla kõige keerulisem ja vastuolulisem ja nagu jõulisemalt monarhia nagu vastane peaminister oli ka hästi huvitav, et see oli kuidagi selline mingi siuke hästi lihtsameelne osa, vähemalt minu ajust kohe mõtleb, et väga huvitav, et 2 naisjuhti, ilmselt neil nagu on lihtsam koos või kuidagi saavad aru sellest naisjuhi kohast selle aja nii-öelda Suurbritannias ja sellest, kui keeruline see on, aga reaalselt vist mingisugune esimene kord, vist seal sarjas oligi, et esimene kord, kui Thatcher läheb siis kuninganna juurde, siis nad hakkavad rääkima, et kes kuuluvad Thatcheri kabinetti, kuninganna mainib, et ta naisi ei ole ja Thatcheri vastus, loomulikult, nendega ei saa ju koostööd teha. Liiga emotsionaalselt, kuidagi nagu, ja see on nii veider, see nagu kuidagi nagu läheb vastu mingisuguse hästi lihtsameelse loogikaga minu ajus ja seetõttu see on hästi põnev. Ühesõnaga vaadake The Crown on minu soovitus. Ma ei tea, kuidas me siia jõudsime. Mega FM-ist. Mega FM-i kaudu. Jah. No ma pean ise ka vaatama. Mul on suurem osa sellest seriaalist vaatamata. Ühesõnaga Gea vaatas The Crowni ja sina vahel satud ka teleka taha tema kõrvale. Just nii. Okay. Meil ei ole televiisorit, aga... On ju, sa peitsid selle kuhugi, sa ei leia seda üles, ma olen taimede taga. See televiisor ei ole saadete vaatamiseks ega seriaalide, see on ainult mängimiseks. See on mänguteleviisor. Jah, oot. Ma ei saa sulle anda seda, mida sa praegu tahad saada. See ei ole mänguteleviisor, see on päris televiisor. Aga mitte see on kodukinosüsteem. Sorry, ma ei saa seda sulle anda. Kinosid on igasuguseid. See on megateleviisor. Jah, selles me äkki võime siis olla üksmeelel. Siis sa saad sinna kõrval osta ka megaraadio ja kuulata Mega FM-i. Miks mitte? Ja mängida telekast Megamanni. No, hakkame pihta. Megakogemus. Ma nii loodan, et sa võtad nüüd uue teema. See tundus täpselt siuke koht, kus tuleks uus teema võtta. See oli siuke koht. Ma tahtsin kiirelt ära mainida tegelikult, et meie eelmisest osast jäid välja mõned üliolulised albumid ja see on nüüd jälle hea selline õppetund selle koha pealt, et tasub teha märkmeid. Sest et... Me naerame sellepärast, et enne seda, kui me salvestama hakkasime, siis me rääkisime pikalt märkmete tegemisest. Või sellest, kuidas me ei ole head selles. Jaa, sest et me
tegime ju eelmises osas kokkuvõtte oma aasta lemmikalbumitest. Ja ma mäletan, et eelmise aasta alguses, kui me salvestasime popkulturiste, siis ma olin nii elevil, kui ma avastasin enda jaoks Lil Yachty albumi Let's Start Here, mis tuli 27. jaanuaril välja. Ma olen korduvalt mõelnud, et peaks uuesti kuulama, sest see oli nii lahe plaat. Sama, ma sain selle vinüüli ka sünnipäevaks oma lemmik plaadipoodnikult Madis Nestorilt ja siis, mitte et ma tahaks uhkeldada, aga noh, see on see humble brag või? Jah. Ei, humble brag on see, kui sa ütleksid, et kurat, mul on nagu vinüüliplaate nii palju kodus, et nagu riiul ajab üle ja siis nagu Madis tõi mulle veel Little Yachty ka nagu sünnipäevaks, mul ütles mitte kuhugi panna, nii piinlik. See oleks nagu humble brag. See, et sa kuidagi nagu pead... nii piinlik, see teeb selle humble'iks nagu. No see, et sa nagu kurdad. Okay, et sa tegelikult nagu üritad sinna panna seda, et Madis tõi sulle plaadi, aga sa nagu kurdad. Okei, aga mul on nii, et mul on nagu päris palju vinüülplaate kogunenud nüüd ja ma pean neid hoidma oma voodi kõrval, sest mul ei ole korralikku vinüüliriiulit. Ja kas sa ei hoia neid niimoodi nagu üksteise otsas? Ei, kelleks mind pead? Ma ütlesin, filestiiniks. Mis see stiigelne sõna on? Filotaigen. Filotaignaks pean siin. Igal juhul ma tahtsin nagu ulatada lilled Little Yachty'le siin tagantjärele ja öelda, et see album, mille kohta ma ise ütlesin eelmise aasta alguses, et sellest saab tõenäoliselt üks minu aasta 2023 top 10 albumitest, et siis ma lõpuks unustasin seda albumit mainida. Ja ma ei saa aga me ei lugenud ka 10 ette vist lõpuks. No jah, see oli mingi suvaline arv lõpuks meil, aga ühesõnaga ühe lausega endiselt väga üllatav ja leidlik album, mis väärib kohta 10. Miks mitte terve 10 kõige huvitavamate albumite auväärses rivis. Nii et selle tahtsin välja tuua. Siis ma tahtsin välja tuua ansambli Pia Fraus albumi Evening Colors, mis samuti, ma ei tea miks, jäi välja hõikamata. Selle kohta ma tahaks öelda niimoodi, et inimestele, kes on Pia Frausi soundiga tuttavad, on see kohe väga kodune kuulamine ja selle kõige juures, mida see album saavutab minu meelest, on see, et see on sellise bändi album, kes on jõudnud punkti, kus nad mõistavad iseennast väga hästi ja on jõudnud just nagu omaenda soundi, issand, laamendan, vabandust, on jõudnud omaenda soundi ja meloodiate ja laulu kirjutamise tuumani kuidagi. Et ma ei tea, mis see on, et mismoodi nad sinna jõudsid või kas nad ise üldse oleksid nõus, et see album kuidagi midagi sellist esindab. Aga mulle kui fännile lihtsalt see album kõlab nagu küpse ja enesekindla muusikalise kollektiivi selline küps ja enesekindel statement, et siin me oleme, me ei lähe kuskile ja selline bänd me olemegi ja see on mingis mõttes nagu kõige mõnusam süke nagu Pia Frausi essents või süke nagu kõige tummisem Pia Frausi ekstrakt, mida ma olen seni saanud maitsta. Nii et hästi mõnus album. Mingi hetk sel aastal või siis eelmise aasta lõpus või äkki selle aasta alguseski avastasin, et mul ei ole seda plaati vinüüli peal, et ma unustasin ära selle ilmumise ja tellisin endale ruttu ja panin ta oma kogusse ja siis ma avastasin, et oi kurja, et üks Pia Frausi albumeid, mis on nii-öelda siis selle põhiliini album, mitte mingi singel või ma ei tea, EP või kogumik on mul puudu vinüüli peale, see on Nature Heart Software, et see teeb mind väga kurvaks, et mu kogumikus on auk, aga see on seal ja ilmselt sinna ka jääb, sest ma ei ole küll üle küsinud, aga nende veebileht ütleb, et see plaat on välja müüdud täielikult. Jään ootama reissue't. Ma soovitan sul kolada kuskil Jaapani eBay's ja hankida endale kalli raha eest
nende Jaapani CD / DVD versioon, kus on ka üks muusikavideo, mille režissöör võib-olla on üks popkulturistide saatejuhtidest. Võib-olla, selles mõttes, et ma spekuleerin. Okay. Linnuke oksa peal siristas, et see võib nii olla, aga kontrolli see üle. Kas sa seda YouTube ei taha üles laadida? No kui ma ütleksin... Ma pean hakkama kolama mööda nagu Jaapani eBay'd selleks. Kumb on põnevam see, variant? Kus sa selle YouTube'i laed, siis ma päriselt näen, ega ma ei lähe kunagi Jaapani eBay'sse kolama seda. No jaa, aga see ongi see põhimure sinu põlvkonnaga, on see, et kõik peab olema 1 kliki kaugusel kogu aeg. Ta võib olla ka 2 kliki kaugusel, aga mitte nii kaugel. Okay. Nagu juba laulis või luuletas Jüri Üdi. Jaapan on kaugel, Eesti on kaugemal veel. eBay on kaugemal veel. Ma ei taha sind aidata praegu siin. Isegi selle ilusa luuletuse eest? Ei, okay. Ma ei ole nõus. Ma ei ole nõus sulle ütlema, kas seda videot on võimalik leida YouTube'ist või mitte. YouTube on kaugel, eBay on kaugemal veel, ütlevad tuuled. Jaapani eBay on eriti kaugel. Eriti kaugel, seda küll. No võt. Kas sul on veel mingeid plaate, mis sul jäi mainimata? Ma hakkasin mõtlema selle peale, kuidas sa kiitsid taevani Eiki albumit. Ja siis sa ei rääkinud sellest meie aasta lemmikute saates ja siis sa nüüd jälle enne salvestust üks asjadest, mis meil jutust läbi käis, oli see, et sa tundsid, et sa oled juba rääkinud sellest piisavalt. Ei no lihtsalt saade enne meie aasta nii-öelda plaatide kokkuvõttu saadet või noh, ma ei tea, see kõik on väga segane, sest ma tahtsin öelda eelmise aasta viimane saade, aga tegelikult see oli meie selle aasta esimene saade, kus me justkui tegime eelmise aasta kokkuvõtte. Vahet ei ole, igatahes eelmise aasta viimases saates, kus me ei teinud aasta plaatide kokkuvõtted, rääkisin ma Eiki plaadist Ei lase sul magada. Ja see on endiselt üks ägedamaid plaate, mis üldse viimase, ma ei tea, 5-10 aasta jooksul Eestis ilmunud on. 50 aasta jooksul? 5 side. Anyway, väga hea plaat, üks mu lemmikuid. Kindlasti Eiki kataloogist mu lemmikplaat, hoolimata sellest, et seal on ka veel väga-väga häid plaate. Ja sellest on nagu selles mõttes taas põhjust rääkida, et ma käisin Eiki plaadisitluskontserdil just sellesama Ei lase sul magada, mis miskipärast toimus mitu kuud pärast seda, kui see plaat välja tuli. See plaat tuli välja 31. oktoobril ja mina käisin seda siis nüüd, ma ei mäletagi, kas see oli see nädal või eelmine nädal, üks nädal. Ma ei teagi, millal see saade välja tuleb, aga ühesõnaga käisin kontserdil kuulamas. Eik esines Fotograafiskas ja esitas siis bändiga koos neid laule, mis on sellel plaadil, esitas mõningaid lugusid, mis sellel plaadil ei ole. Ja see oli uskumatult äge kogemus, ma pean tunnistama, sest ma kuidagi oma peas olen alati Eikist mõelnud kui selline, ta on selline nagu indie-artist teeb oma asja ja sellel on kindlasti suur kuulajaskond, aga see on selline pigem nagu, ta on ikkagi nagu mitte selline mainstream, et ütleme Mega FM võib-olla ei laseks väga tihti näiteks. Mega FM oli esimene taasiseseisvunud Eesti alternatiivmuusika raadiojaam. Miks enda nimi siis Mega on? See ei ole nagu loogiline. See nagu Megahitt. Megahitt Collection 2000. Peaksime üles otsima selle raadiojaama eestvedajad, aga igal juhul. Et see oli raadiojaam, mis oma olemuselt oligi nagu Raadio 2 õhtune vöönd, aga neil oli nagu 24/7 käis see õhtune vöönd seal. Ühesõnaga, ma sõnastan siis oma selle väite ümber, et ma olen alati Eikist mõelnud kui artistist, kes pigem on Mega FM-is, mitte Star FM-is niivõrd nii-öelda figureeriv. Aga see saal oli paksult rahvast täis. Star FM-i rahvast? Kõigil olid Star FM-i T-särgid seljas? Ei olnud. Küll aga mõnel olid Eiki T-särgid seal. See oli nagu äge. Aga nad kõik teadsid nagu põhimõtteliselt kõikide laulude sõnu peast ja laulsid kaasa ja see oli nagu väga meeli ülendav kontsert, mulle väga-väga meeldis. Eiki esines väga hästi, lood olid loomulikult väga head ja see kuidagi nagu melu ja meeleolu oli hästi-hästi mõnus.
nii et ma olen väga tänulik Eikile selle kontserdi eest. Ma olen veel tänulikum Eiki emale Üllele, et ta mind sisse lasi, sest ma kuidagi nagu magasin maha selle õige aja, kui pileteid osta sai. Nii et ma nii et ta lasi su salaja sisse? Nihverdasin ennast sisse. Okei. Aga ühesõnaga, ma soovitan teil kõigil minna Eiki kontserdile. Nihverdamise kõrgem pilotaaž hakata nagu oma lemmikartisti emale pinda käima, et tema laseks su kontserdile sisse. Ma tean, sa oled Bob Marley ema. Kas sa saaksid mind oma poja kontserdile sisse lasta? Kas sa lähed genialistide elu viimasele kontserdile? Ma ei tea, võib-olla praegu plaanis otseselt ei ole piletit ei ostnud. Ma pean võib-olla kirjutama Ivar Põllu emale, et äkki ma saan sisse. Või on seal veel pileteid? Ma ei ole kontrollinud, ma ei tea. Anyway. Aga see on nagu siuke pro tip, et kui sul ei ole kontserdipiletit, kirjuta artisti emale. Lifehack. You heard it here first. Et selleks me siin oleme. Jah. Võite hiljem meile aitäh öelda. Hästi palju laule on kirjutatud kellegi emast. Miss Jackson on. Ma ei mäleta, kelle emast see oli. Kas sul on päriselt meenub mõni veel või? Bob Marley ema. Okay. Sest hästi palju laule on tehtud. John Lennon kirjutas oma emast laulu. Selle nimi oli Mother. Okei, no you, oma you emast. Had me, I never sest kui had sa you. ütlesid, et hästi palju laule on tehtud kellegi emast, siis ma kohe kujusin ette, et keegi teeb kellegi teise emast laulu. Ja no siis ongi Bob Marley ema ja Sorry Miss Jackson. Kas sa mäletad, kellest Miss Jackson oli või? Ei. Seal on mingi põnev lugu on taga. Ma mõtlen, et sellega saaks täita meie saadet, et see põnevam oleks. Aga sa Andre 3000-i seda Flirty albumit lõpuks kuulasid? Jaa. See on päris hea album, mida panna taustale mängima, kui sa tahad tööd teha ja keskenduda tööle. Ma ei tea. Jah. Lahe. Jah. No aga aitäh kuulamast. Jätkame ikkagi saatega. Läheme edasi ikkagi. Katsume ikkagi täita seda saadet. Ma üritan praegu lugeda kiirelt, kes on Miss Jacksoni. Okei, see on selle mingisugune Andre kunagise elukaaslase ema. Anyway, põnev. No võt. Ja ei, mul on tegelikult üks teema tagataskus, mida tahaks arutada. Välja lüüa lauale. Aga palun. Me oleme tagasi ja tahaks arutada AI poolt loodavaid videoid, mis on nüüd teinud järgmise olulise arenguhüppe ja me võiksime pärast Vision Prost ka rääkida natukene. Ma lihtsalt märgin selle ära, et siis kui me ei räägi, siis on siia nagu õhku visatud ja me oleme nagu ära unustanud. Okei, väga hea. Ühesõnaga, kes on seda teemat jälginud, see teab, et ilmunud on uus selline AI software, võib nii öelda siis äkki või, mis on seekord siis erinevalt nendest varasematest suuri uudiseid põhjustanud programmidest, mis olid siis tekstigeneraatorid ja pildigeneraatorid, mis on nüüd keskendunud videole. Ja kui ma ei eksi, siis selle programmi nimi on Sora. Jah, OpenAI Sora. Ja nad andsid välja valiku selliseid promovideoid või selliseid näidiseid, mis siis, mille eesmärk oli demonstreerida avalikkusele selle uue tarkvara võimekust, selle uue tarkvara piire, mis on nüüd nihutatud oluliselt kaugemale, kui need piirid olid aasta aega tagasi näiteks. Väga lahe kokkuvõte sellest kõigest on Marques Brownlee YouTube'i kanalil. Ta tegi video nimega AI Generated Videos Just Changed Forever. Ja seal ta kõrvutab neid OpenAI Sora videoid, mis nüüd äsja välja anti. Kõrvutab neid aasta aega tagasi sellist nagu meemikütust
pakkunud videole Will Smithist, kes sööb spagette erinevates olukordades ja erinevates tubades. See on nii sür video, seda on nagu valus Seda vaadata. on väga ränk vaadata, mul oli see video juba meelest läinud, kui ma nägin seda seal Marques Brownlee videoartiklis, siis korra jälle kuidagi ehmusin, sest et see on natuke isegi, ma ei ütleks selle kohta isegi uncanny valley, vaid see on nagu lihtsalt terrifying ja nagu õrnalt traumeeriv, low-key traumeeriv. ja kui sinna juurde mõelda veel enda peas narratiiv, et see on see, kuidas arvuteid meid näevad nagu inimesena, et see on nagu, et kuule, tee inimene söömas ja see on nagu see, mis sealt välja tuleb, siis see lihtsalt on nii kohutav. Et see on nagu väga-väga kõhe video ja see oli ainult aasta aega tagasi ja korraks tundus inimestele, et et me oleme väga kaugel veel sellest hetkest, kus AI suudaks veenvaid päriselt realistlikke videoid genereerida. Ja kerime tänasesse päeva aasta aega edasi ja OpenAI Sora on avalikustanud videod, mis on nii uskumatult realistlikud, et me olemegi ühtäkki jõudnud kohta, kus inimsilm ei suuda enam eristada AI poolt genereeritud videot päriselt reaalsuses filmitud videost. Brownlee küll toob välja ka mõned sellised vead, mis nendes videotes on väga ilmsed tegelikult, kui niimoodi tähelepanelikumalt vaadata ja kaader haaval kuidagi asju jälgida. Aga arvestades, et suurem osa inimesi tegelikult päris niimoodi videoid ei vaata, siis ütleme niimoodi kiirel pealiskaudsel vaatlusel ei ole võimalik enam eristada neid OpenAI Sora videoid reaalsetest videotest. Ja see on väga huvitav selline kvaliteedihüpe, mis on nüüd kuidagi väga järsult ära tehtud. Ma olen natukene kahe vahel, kas võtta nagu see teekond, kus ma räägin sellest kõigest, kui äge ja positiivne ja lahe see on ja mida kõike head see kaasa toob, või siis võtta see nagu doomsday stsenaariumi teekond. Sest mõlemad ei ole mitte ainult tõenäolised, vaid mõlemad juhtuvad tõenäoliselt. Ja sellepärast ka mõlemad käsitlused, ma arvan, peavadki käima käsi käes. Seal on väga raske olla ainult vaimustuses ja aplodeerida ja rõõmustada, sest et neid ohukohtasid, mis siit juba paistavad, on ikka päris lihtne näha. ja ütleme, kui viimased 10-15 aastat me oleme palju rääkinud libauudistest ja sellest, kui raske on välja sõeluda nagu fakte mingist muust sellisest nagu strateegilisest mürast või populismist. Mulle meeldib väljend strateegiline müra, ma panen selle kunagi ühe bändi nimeks. Et siis nüüd me oleme veel sügavamale jõudnud selles probleemistikus, sest et üks asi on lugeda ebatõeseid tekste, mille eesmärk on inimesi kuidagi suunata ja mõjutada, kas siis, ma ei tea, kellegi mingi poliitilise jõu poolt hääletama või ma ei tea, midagi muud tegema, mis võib olla suurele osale ühiskonnast ohtlik või vähemalt kuidagi teistmoodi kahjulik. Et kui me nüüd oleme jõudnud ka punkti, kus see, mida sa oma silmadega näed, sa ei saa oma silmi enam usaldada. Et siis see tõstatab lihtsalt nii huvitavaid ja keerulisi küsimusi selle kohta, et kuidas me üldse edaspidi saame aru, mis on päris ja mis on fiktsioon. Jah, see kuidagi nagu, ma tahan kohe õudselt võtta kohe selle doomsday stsenaariumi nagu teema poole ette, pärast siis lõpetame positiivse noodiga. Sel nädalal ilmus ka Välisluureameti aastaraport, kus räägiti Hiina nii-öelda siis sellisest erinevast tegevusest, millel võib olla julgeoleku muresid meile nii-öelda täna või tulevikus ja üks aspekte, mida välja toodi, oli siis TikTok ja
ja see, kui palju andmeid selle abil on võimalik Hiinal koguda. Ja noh, tõesti, noh, võtame see korra nagu laiemaks kui TikTok, et neid sotsiaalmeedia platvorme, kus ju täna saab tarbida random videosisu, on meeletult. Peaaegu igal sotsiaalmeedia platvormil on tänaseks mingi videokomponent juurde ehitatud, mis lihtsalt annab sulle võimaluse jälgida lühikesi klippe, millel on mingi sisu ja tihti see võib olla mingi loll või ummäära sisu, aga järjest enam on see läinud lihtsalt rumalatelt naljadelt ikkagi väga konkreetselt, kas mingite toodete müümisteni, mingite mõtete või nagu süsteemide või filosoofiate või mille iganes nagu müümiseni ja kujutada sinna juurde, noh, juba praegu ma olen vahel näinud nendel platvormidel deepfake nii-öelda videosid, kus on tehtud järgi poliitikuid ja kuulsusi ütlemas midagi, mida nad reaalses elus pole kunagi öelnud. See on nagu üks pool, mis aina kasvab ja mis muutub selle tehnoloogiaga ainult paremaks ja kvaliteetsemaks ja see ei peagi olema nii täpne, et see on 100% täpne, vaid ta peab suutma niisuguses pooliku tähelepanuga jälgiva noore või vanema inimese lihtsalt ära petta. Ta peab nii hea olema, selleks ei pea olema kaugeltki ideaalne. Ja sinna juurde siis veel mõelda see, et noh, sa võid teha nii täpset AB testimist miljonite kasutajatega korraga, et vaadata, millised sõnumid, millised videod mõjuvad paremini ja isegi niimoodi märkamatult tegelikult suunata inimesi, kui sul tõesti on see platvorm sellisel viisil käes, et sul on võimalik noh, seda testida ja kasutada ja suunata, sa saad ikka meeletult kahju teha tegelikult nagu laiemas kontekstis. See hirmutab mind väga. Et noh, mind kuidagi nagu väga ei tee murelikuks see, et näed, et ma ei tea, inimesed jäävad tööta sellepärast, et nüüd on videot võimalik teha ilma, et keegi oleks kaamera ja montaažiprogrammi ja kõige muuga. Noh, ilmselgelt lihtsalt ka sellepärast, et see ei ole minu enda isiklik töö ja ma ei mõtle sellest nii põhjalikult, aga jah, see nagu laiem ühiskondlik mõju, mis nendel videotel võib olla, on ikka meeletult suur, et noh, et me oleme liikunud mingisuguse 2-3 aastaga tekstilt, pildilt, videolt nagu enam-vähem sinna, kus mõtle, mis sa tahad välja ja arvuti genereerib sulle peaaegu realistliku pildi, video, teksti, mida iganes, raske vahet teha. Ja see on mõni aasta, noh nagu reaalselt mõni aasta. Ja noh, see, mis see nagu kaasa toob lihtsalt puhtalt sellena, et mida me siis nagu tegelikult üldse saame usaldada või mõista maailma kohta, ma ei tea, et see on see, mis mind nagu väga muretsema paneb. Ja see on muret tekitav, see on nii suur areng või siis taandareng võib-olla isegi võrreldes selle ajaga, kus meie suurimaks probleemiks oli, et kuidas teha vahet liba e-kirjal ja päris e-kirjal. Et kunagi oli aeg, kus inimesed said kirju, ma ei tea, mingitelt printsidelt erinevatest Lähis-Ida või Aafrika riikidest ja lubati miljoneid eurosid või dollareid või jeene inimestele, kes oma euros, dollars, jeenis, kes oma isiklikke andmeid nendega lahkelt jagavad ja nii edasi ja meil oli vaja võib-olla vahetevahel oma, ma ei tea, vanavanematele anda nõu, et millised kirjad on päris inimeste kirjutatud ja milliseid kirju tegelikult ei tohiks üldse isegi läbi lugeda. Ja see oli see ohukoht põhimõtteliselt interneti liikluses ja olla nüüd järsku kohas, kus jah, me enam ei tea, kas see, mida me oma silmadega näeme, on päris või mitte, see on uus ajastu, selles mõttes, et kui me rääkisime mõnda aega tagasi veel mingist tõejärgsest ajastust, siis mulle tundub, et nüüd see, kui enne oli siuke sissejuhatav osa, siis nüüd see ongi käes, nüüd on see põhiosa, esimene peatükk on nagu täies hoos käimas ja ma ei kujuta ette, kuhu me siit jõuame tegelikult, et muidugi siin on juures ka see võimalus, et me reageerime üle ja tegelikult leitakse viise, kuidas kohaneda ja tegelikult sellel tehnoloogial on mingid väga selged
piirid, mis saavad varsti meile ilmseks ja millega me suudame siis kuidagi, tänu millele me ikkagi oleme kuidagi nagu üle intellektuaalselt võib-olla sellest tehnoloogiast endast, aga samas ma enam ei usu, et see päris nii on, et mulle tundub, et seekord see no vot, see ongi see, paanika on nagu õigustatud. Et jah, tehnoloogial on loomulikult mingid piirid, aga me oleme juba täna seal, kus see tekitab palju nagu, et tehnoloogiliselt võimalik on selgelt juba see, mis võib meile ohtu tuua. Jaa, täpselt. Ja noh, nagu ajaloolane Yuval Noah Harari ütles, et siis kogu see AI progress ongi selle koha pealt palju ohtlikum ja problemaatilisem, kui olid mingid varasemad arengud, nagu näiteks trükikunsti levimine üle maailma ja muud sellised tehnoloogilised hüpped nagu industrialiseerumine ja tööstusrevolutsioon, eks ole, et sellised arenguhüpped loomulikult mõjusid samamoodi kohati ka laastavalt ühiskondadele ja majandustele ja kultuuridele, sest et igasugune selline, kõik revolutsioonid on alati väga ohvriterohked, on ju, isegi kui lõpptulemus on just nagu hea, et siis ikkagi see üleminek ühest ajastust teise on mingil moel alati valulik ja seal on ka ohvreid. Aga AI puhul on teistsugune see, et see on, nagu Harari ilusti välja tõi, see on esimene kord inimkonna ajaloos, kus tehnoloogial endal on agentsus ja kus tehnoloogial endal on oskus ja võime teha otsuseid, langetada otsuseid, ilma et keegi peaks teda nagu suunama või juhendama või kontrollima isegi. Ja see on see, mis teeb sellest praegusest olukorrast niivõrd unikaalse ja esmakordse olukorra inimkonna ajaloos. Et sellist nüanssi pole kunagi varem tehnoloogilistel hüpetel juures olnud. Muidugi, me oleme üsna kaugel veel agentsusest, eks ole, või selles mõttes, et või ma ei tea, kui kaugel, aga me ei tea, kui kaugel, lähemal kui kunagi varem. Nii-öelda üldintelligentsusel või general intelligence või sellel nii-öelda teadvusel AI-l, et sinna me täna jõudnud ei ole. Selgelt, need on väga targad masinad, mida me ehitame. Sellel tehnoloogial on agentsuse potentsiaal. Et kui me tahaksime, siis me saaksime nagu täna anda ohjad üle ja lasta tal nagu tegutseda nii, nagu ta soovib. Ja Turingu testi nagu läbitegemine täna enam arvutil ei ole keeruline. Nagu, et petta ära inimene, et tegu on teise inimesega teisel pool ekraani, ei ole raske kuidagi. Vastupidi, tuleb välja, et on üllatavalt lihtne luua midagi, mis suudab ära petta inimese. Nagu sellega, et see ei ole masin. Et need tekstid, mida suudab tehisintellekt genereerida, need pildid, mida joonistada ja või jällegi taaskord genereerida ja ka videot genereerida, et need on nii, tuleb välja, et selle tegemine on piisavalt lihtne, et selleks ei olegi nagu väga palju vaja. Et selleks ei ole vaja isegi seda, et meil oleks mingi teadvusel olend, vaid selleks piisab lihtsalt väga heast algoritmist. Ja petab ära. Aga millal me jõuame sinna, kus see tõesti on selline agentsus ja teadvusel olek, ma ei tea, ma kuidagi selle praeguse arengu kontekstis hakkan üldse mõtlema järjest rohkem selle peale, kui palju meie ise teadvusel oleme versus me lihtsalt oleme väga keerulised masinad. Et see kuidagi liigub järjest rohkem sinna poole, et see keeruline masin hakkab juba kergesti ära petma väljaspool vaatlejat, et seal on mingi teadvus ja seetõttu hakkab nagu sisemine kahtlus tekkima, et kui hästi me suudame ennast ära petta selles, et meil on mingi sisemine teadvus. Ja seal tuleb kohe mängu see kõrgem mõõde või see seletamatu müstiline miski, mis paljude inimeste meelest on meis kõigis olemas, mõned nimetavad seda ka hingeks võib-olla või et inimese sees on midagi, mis on suurem kui tema osade summa ja et masinal seda kindlasti kohe ei ole, aga ma olen nõus, et mida sarnasemaks masinad muutuvad meiega,
ja tegelikult selles mõttes masinad ei ole, noh, ai ei ole meiega sarnane, sest et ai on niivõrd palju võimekam mingis osas, et ta suudab, noh, ai selline ajuramm või sihuke vaimne ressurss selle koha pealt on ikka nagu noh, 1000 kordi suurem kui harilikul inimesel. Ja kui see õppimisvõime oleks isegi natuke parem kui inimesel, siis ta suudaks juba noh, nagu väga ohtlikuks väga kiiresti muutuda. Et selles mõttes me ei ole loonud midagi enda sarnast, vaid me oleme loonud midagi, mis noh, on meist üle tegelikult on ju. No, teil ei ole, aga üks päev on. Ja noh, ja jälle ma pean Hararit meelde tuletama, et ta on väga põnevalt ennustanud neid järgmisi ajastuid, et tema näeb seda hetke meie hetke ajaloos praegusel, ühesõnaga see punkt ajaloo ajajoonel, kus me praegu oleme, et see on punkt, mis on tegelikult lähedal mingisugusele järgmisele peatükile, kus me hakkame muutuma uueks liigiks tegelikult, kus ütleme, see biomass, mis me praegu oleme, hakkab kokku sulama üha rohkem sünteetikaga või kuidagi, ütleme, silikooniga. Küborgideks muutume. Ja et me aina rohkem siis jah, nagu putitame ennast üles ja arendame ennast tehnoloogia abil, kuni lõpuks on raske vahet teha, et kust algab nii-öelda nagu tehislik osa inimesest ja kus lõpeb see orgaaniline nii-öelda looduslik või loomulik osa. Ehk siis, et jah, nagu sa ütlesid, et meist saavad omamoodi see on nagu hea. I for one welcome our cyborg overlords. ma ka ei ole sellele vastu ausalt öeldes. See kuidagi see bioloogia on nii nõrk, kuidagi nii habras ja nii selline nagu kaduv ja kahane. Et sellele on raske vastu olla, sest et minu arust sellisel nagu bioloogilisel reaalsusel on päris selliseid kurvaks tegevaid tahkusid. Ja kes meist ei tahaks, et keegi, kes on näiteks mingi ränga vigastuse üle elanud ja on seetõttu mingist väga olulisest kehalisest võimekusest või ma ei tea, keha osast jäänud ilma näiteks, kes meist ei tahaks, et seda saaks lihtsalt asendada mingi väga hea tehnoloogilise lahendusega, mis on sama hea peaaegu, kui oli see päris asi nii-öelda. Või siis midagi, mis vähemalt minu enda peas on veel kurvem, on mälu kaotamine, et kui sa nagu lihtsalt kaotad täiesti nagu justkui endale arusaamatult ära üliolulisi kalleid mälestusi inimesi oma elust, oma peast. Kui seda oleks võimalik ära hoida, ma arvan, et ma valiks selle tee. Et selles mõttes mulle tundub, et jah, et inimese tahe elada ja elada hästi on, et see kaalub üles ikkagi selle hirmu, et aga kas ma siis olen veel inimene, kui mul on, ma ei tea, rohkem kui pool mu kehast on näiteks hoopis noh, sünteetiline või et ma olen poolenisti robot. No eks see küsimus ilmselt on hästi individuaalne ka selles mõttes, et kus sina usud, et siis see mingisugune uskumatu miski on, et kas ta on siis, ma ei tea, kas su hing on su keha või su aju või on sul üldse seal midagi või arvad, et sa oled keeruline masin lihtsalt ja masina komponente võib välja vahetada, et see ilmselt on hästi-hästi kuidagi individuaalne küsimus väga paljude inimeste jaoks. Aga mis mind siin huvitab, on see võib-olla, et kas sina usud, et sul on vaba tahe või see, mida inglise keeles nimetatakse free will? Free willi? No see on film. Kas tal kodus on, ma ei tea. Mul ei ole. Ei ole? Ei ole, mul ei ole free willi. Aga vabad tahet? Koopiat. Ma arvan, et minu sees on nagu 2 vasturääkivat poolt ja üks pool on veendunud, et me oleme lihtsalt keerulised masinad ja meie mõtteid ja reaktsioone ja tundeid määravad väga keerukad algoritmid, et me oleme selles mõttes samamoodi, et igaühe sees jookseb mingit sorti programm, mis siis nagu
määrab kõik ära ja selles mõttes me ei ole midagi muud kui keerulised sellised lihast ja luust masinad. aga teisalt on mingi pool minus esindatud, kes ilmselt tahab, et see ei oleks ainult nii ja see tahe toob esile mingisuguseid kujutelmasid millestki teistsugusest ja müstilisemast. Ja ma arvan, et me oleme väga sarnases kohas oma peas selles osas ja ma tõesti saan aru, et noh, mõnele inimesele, kes meid kuulab, see positsioon võib olla isegi nagu arusaamatu ja ebaloogiline mitmes mõttes. Aga ka mina suudan lihtsalt enda kogemusest leida mõlemat, leida seda, et noh, see kõik on lihtsalt masinlik, et siin ei ole tegelikult midagi, mida saaks nimetada vabaks tahteks, versus ma suudan leida ka kogemusi, mis on sellised ja ma ei tea, kas see on midagi siis see miski seletamatut või on see lihtsalt väga hea enesepette. Sest noh, ma ei ole nagu selles mõttes, et ma saan aru, et universum ei ole deterministlik, noh selles mõttes, et kvantmehaanika käitub tõenäosuspõhiselt, mitte nagu kindla, et ennustatava nagu käiguga. Aga noh, see ei tähenda seda, et minu teadvus või minu otsused või minu elu ei võiks lähtuda nendest samadest nii-öelda tõenäosuspilvedest, et noh, et on mingid asjad, mis on selgelt noh, nagu tõenäolisemad juhtuma ja natukene nagu täringutega, et kui sa viskad 2 täringut, siis on numbreid, mis tulevad väga tõenäoliselt ja numbreid, mis tulevad väga ebatõenäoliselt või vähem tihti. Ja nii ongi, nii on ka lihtsalt väga-väga keerulisel tasemel minu enda mõtete, tunnete, väljaütlemiste, tegevuste ja kõige muuga. Need on lihtsalt väga-väga-väga keerulised täringud, tõenäosused joonistuvad välja. Ma ei tea, kas see on tõsi, et võimalik, et ma kogen iga nanosekundit oma elust ja teen aktiivselt läbivalt selles kõiges otsuseid. Või siis see on mingi hübriid, et see on kusjuures see, kus nüüd, kui minna selle AI nagu positiivsema poole peale, siis ma usun, et see on nüüd küll nagu üks siuke asi, mis suudab meil avada teatud mõttes palju rohkem infot ka meie enda toimimise, teadvuse ja kõige muu kohta, et see, kuidas me nagu ise õpime intelligentsust või ma ei tea, siis teadvust looma, et see seletab meile midagi meie enda toimimise kohta ja aitab meil üks hetk võib-olla mõista, kus need piirid jooksevad ja kas need piirid üldse on kuskil. Et noh, rääkimata siis sellest, et lihtsalt nagu puht pragmaatiliselt juba see, mis me oleme suutnud luua nende tehisintelligentsi tööriistadega, on need siis need teksti genereerivad GPT-d või pilte genereerivad mudelid või video, et noh, need on tegelikult ikka uskumatult kasulikud, kasutan isegi omajagu eriti teksti genereerimist, vähem nüüd pilte, sest mingi hetk oli hästi äge, nüüd on nagu cheesy teatud mõttes, aga noh, jällegi varsti enam ma ei tea, kui palju ma kasutan, sellepärast, et kui ma võtan internetist kuskilt mingisuguselt veebilehelt, kus on stock-pildid, mõned pildid, ma ilmselt enam ei tea, kas need on päris elu või on need genereeritud ja nii lihtsalt ongi. Ja järjest enam on näha ka, et need algoritmid tulevad sisse noh, nagu erinevatesse tarkvaradesse ja nagu sellisesse igapäevakasutusse. Et see on nagu see, mis tõesti on exciting, et praegu nad on nagu mingisugune silostunud asi, aga noh, ma olen näiteks tähelegi pannud, Microsoftil on selline arendus, Microsofti oma on tegelikult OpenAI ka või Microsoft omab suurt osalust OpenAI's ja nad on neid tööriistu rakendanud oma tarkvaras, ma olen hästi imelik, ma kasutan Microsofti brauserit Edge, kuhu on sisse sest sa üritad olla edgy. Ma tahan olla edgy, ja siin on sisse ehitatud siis Microsoft Copilot, mis on nende siis see GPT lahendus ja on ilgelt äge surfata internetis, võtta lahti mingi pika dokumendi ja öelda siis sinna kõrvalaknasse, et palun tee mulle, ma ei tea, 3 põhi takeaway'd sellest dokumendist, palun tee mulle kokkuvõtte. Või noh, mida iganes, leia mulle siit välja mingid olulised andmed või noh, kuidas iganes. Ja järjest rohkem nagu tarkvarad suudavad hakata automaatselt, ma ei tea, helist teksti transkribeerima, selle järgi videomontaaži tegema, helimontaaži tegema,
kopeerima mingeid stiile järgi tegema värvikorrektsioonis või noh, mis iganes, neid asju on nii palju, mida see tarkvara võimaldab ja mind väga huvitabki just see pool, et kuidas me nüüd nagu võtame selle tehnoloogia ja paneme selle toimima kõige selle peale, mis meil juba olemas on, et see aitaks meil nagu asju lihtsamaks teha. Seda meil on väga pikka aega juba räägitud, kuidas tehnoloogia vabastab meid meeletult raskest tööst, aga inimene on minu meelest järjest lihtsalt rohkem oma igapäevast aega hakanud töö tegemisele kasutama. Järjest vähem on, noh, ma ei tea, sellist puhkeaega või mitte tööaega ja võib-olla peaks see protsess mingi hetke nagu tagasi pöörduma ja tehisintellekt seda toob kaasa, kas me tahame seda või mitte, sest noh, tal on meeletu potentsiaal jätta suured hulgad inimesest ilma tööta, mis tähendab, et me peame oma ühiskonna, oma toetussüsteemid, oma kogukonnad täielikult selle juures ka ümber mõtestama, kui me tahame, et me üksteist surnuks ei lööks selle kõige juures. Jõudsime kuidagi jälle kurva lõpuni tagasi, ma ei tea, mul. Aga ma ei oska mõelda sellest nagu nii positiivselt, et see positiivne stsenaarium kuidagi tunduks tõenäolisem kui see negatiivne või pessimistlikum stsenaarium, nii et elame, näeme, aga see kõik on kokkuvõttes korraga õudne ja ka põnev, intrigeeriv, elevust tekitav. Jah, nii on. Ja siit kuidagi nagu, siit on tõesti kuidagi väga raske minna edasi ilma nagu mingit sellist kerget düstoopilist tulevikku mitte ette kujutavana. Aga noh, praegu need tööriistad ikkagi tunduvad veel ägedad. See videoasi, väga raske on seda vaadata ja mitte tunda seda vau-efekti, et päriselt siuke asi on nüüd juba olemas või? See on uskumatu. See on nagu äge. Need demoklipid on uskumatud ja veel uskumatum on see, et see arenguhüppe tehti 1 aastaga. Et jällegi, soovitan soojalt seda Marques Brownlee videot, paneme selle saate märkmetesse ka. Seal saab oma silmaga vaadata nii seda low-key traumeerivat Will Smithi spaghetti videot, kui ka siis neid viimaseid OpenAI Sora demo videoid, et oma silm on kuningas ja ma ei tea, kas on inimest, keda see ei üllataks, mida ta näeb. Jah, nii on. See Marques Brownlee video oli tõesti väga, väga hea ja äge. Üks video, mis tech-youtuberite kambast mulle ka siin just hiljuti silma jäi, oli Casey Neistati video Apple Vision Prost. Ma ei tea, kas sa oled seda näinud? Kas sa oled veel Casey Neistati vaadanud pärast seda, kui ta mitu aastat tagasi enam nii nagu tuntud ei olnud YouTube'is? Ma ei ole kindel, kas ma olen üldse kunagi vaadanud ühtegi ta videot. Aga ma ikka mingi ette vlogi jälgisin üsna nagu tihedalt. No kui me räägime Vision Prost, siis see on nüüd uus peatükk meie saates, mulle tundub. Et sa tahad seda plingi siia vahele või? Paneme vahepeal. No aga räägime siis Apple Vision Prost. Räägime Apple Vision Prost. Võib-olla ma hüppasin selle teemaga liiga kiirelt kuhugi detailidesse, et kas sa oled üldse jälginud neid uudiseid, arenguid, mis on Apple Vision Pro ümber käinud, ehk oled isegi proovida saanud? Ma ei ole saanud proovida, aga olen elevil, hea meelega prooviksin, kui saaks, ja ühtlasi ma tahan ära märkida, et kes märkas, siis ma ütlesin Apple Vision Pro, ma ütlesin seda P-tähte hästi pehmelt, nii et see kõlas nagu Apple Vision Pro, mis ühtlasi tundub nagu selline Rootsi edition Apple Vision Prost, et Apple Vision Pro, Apple Vision Pro, Apple Vision Pro. Okei. Lihtsalt väike soovitus, et võib-olla Rootsis müüks paremini kui see P teha B-ks. Võib-olla see peaks olema IKEA Vision Pro. Ja, näiteks. Et 100% hakkab igal pool olema ju varsti VR prillipaar. Ka IKEAs saab kindlasti käia ostlemas või tähendab, sa ei pea isegi alustuseks, sa ei pea minema IKEAsse, sa paned oma kodus need prillid pähe ja siis teeskled, et sul on mööblit. Teeskled, et sul on vaja mööblit esiteks ja siis hakkad katsetama
erinevate lahendustega käid oma kodus ringi ja paigutad kappe ja toole ja laudasid igale poole ja vaatad, mis tunne on, et selles mõttes jälle, mulle tundub, et Apple Vision Pro on sihuke selge teetähis VR maailmas, kus nüüd me oleme jõudmas punkti, kus nagu see hakkab olema mõistlik väljaminek vist väga paljudele inimestele, et kui seni see on olnud selliste pioneeride pärusmaa ja Apple Vision Pro on ka pioneeride pärusmaa veel, nagu ma tahan väga selgelt seda välja öelda, sest et selle ostmiseks kulub inimesel umbes, ma ei tea, 4500 eurot, kui arvestada, et ilmselt sa tahad sinna juurde osta ka mingisuguse vutlari või mingi koti, kus seda hoida, võib-olla sa tahad sinna juurde osta ka mingisuguse ekraani kaitse, võib-olla sa tahad sinna juurde osta lisaaku näiteks. Miks vutlar, kui sa seda kunagi ei kavatse peast ära võtta? Okei, jah, see on hea küsimus. Et kõik need asjad lõpuks lükkavad selle hinna veel kõrgemale ja igal ühel meist ei ole lihtsalt 4500 euri välja käia selleks, et nagu teha, ma ei tea, lugeda oma e-maile edasi, nii et sa näed neid oma, ma ei tea, rösteri kohal näiteks või midagi sükest. Hommiku kohvi kõrval niimoodi. Et aga noh, me ei ole kaugel sellest momendist, kus samamoodi nagu on loomulik, et inimestel on televiisorid ja monitorid kodus, et siis neil on ka mingid VR-seadmed. Ei ole ilmselt tõesti, aga noh jah, kindlasti me ei ole veel seal ja ei vii meid sinna ka see seade. Lihtsalt see on nii huvitav, kuidas noh, taaskord on see Apple'i teema, et mitte kõik selle juures ei ole kõige parem, aga piisavalt palju asju on nii hästi ära lihvitud, et ta on nagu kvalitatiivselt juba noh, väga mitmes mõttes eespool teistest turul olevatest lahendustest, muidugi olles väga palju kallim kui mitmed teised turul olevad lahendused. Ja mis on nende puhul veel hästi huvitav, et kui võib-olla siin mitu aastat on hästi tõsiselt ajatud just seda virtuaalreaalsuse nagu lugu, et sa paned prillid ette, oled teises maailmas, siis siin kõrval alati oli Microsoftil üks siuke huvitav asi nagu HoloLens, mis üritas olla rohkem siis nii-öelda see liitreaalsus, ehk siis need olid siuksed prillid, kus see klaas, mis su ees oli, paistis reaalselt läbi ja sinna oli siis üritatud erinevate tehnoloogiatega nii teha, et noh, et sa näed kenasti kõike, mis ümber on, aga sinna siis pannakse asju juurde, ehk siis nemad üritasidki seda liitreaalsuse asja arendada. See HoloLens väga kaugele ei jõudnud ja ma ühe korra olen teda proovinud, mis noh, ta oli nagu huvitav, aga ta ei olnud kaugeltki veel seal, kus ta nagu toimiks, aga mul on tunne, et Apple on nüüd seda teinud, kus nad väga hea virtuaalreaalsuse nii-öelda lahenduse abil on suutnud luua siis selle liitreaalsuse nagu konteksti ja seda nad peamiselt ju promovadki, et nad ei promo seda, et sa paned need prillid pähe ja oled kuskil teises maailmas, vaid üldiselt nad promovad seda, et see on nüüd see, mille sa paned pähe ja see lisab midagi maailma, kus sa parasjagu oled ja eksisteerid. Ja see on nii põnev ja nii äge, et ma nagu tahaks õudselt juba seda, et ma läksime umbes 5 aastat tulevikus, kus see asi oleks kuidagi nagu kasutatavam. Ma ei mõtle ainult nagu hinna puhul, lihtsalt noh, vaadates neid videoid ja kuulates neid kommentaare, et seal on veel väga palju, mis vajab nagu sellist versioon 1 edasiliikumist ja ma kahtlen, et see on siuke seade, mida suudetakse iga aasta kvaliteedi astme võrra või nagu suurusjärgu võrra paremaks teha, aga 5 aasta pärast ma kujutan ette, et see nagu top of the line toode Apple'ilt võib olla juba ikka väga-väga tõsiselt nagu hea ja võt siis tõesti kujutaks ette, et mingites kontekstides tahaks seda kasutada mille iganes jaoks, noh kas töö tegemise jaoks või tõesti tundub ka väga äge mõte, et tahaks filmi vaadata, ennast natukene välja lülitada ja ma ei tea, lähen kuule ja teen enda ette suure ekraani või mida iganes, noh lihtsalt see kõik on nii huvitav. Kui kaugele see tehnoloogia on ka läinud, noh puhtalt võtame see, kui kaua me seda saadet oleme teinud, et siin päris alguses meil tekkis kord võimalus Sony Centeri või nüüd see mitte rassa inimesed andsid meile kasutada, proovida, katsetada
tol hetkel siis PlayStation VR-i ja juba see, millest me nüüd oleme nagu mitu kvaliteedihüpet kaugemal, oli päris äge kogemus. ja ma mäletan ka, et kuigi mul läks süda väga pahaks, siis need hetked, kus see toimis see ikka uskumatult hästi. See oli päriselt selline Matrixisse sisenemise kogemus ja ühesõnaga, see ei olnud päriselt Matrixisse sisenemine, aga see keegi ei torganud sulle midagi kuklasse. See tunne oli selline, nagu ma oleksin kogenud omal nahal Matrixisse sisenemist. Ja noh, me oleme sealt ikka pikkade sammudega jõudnud edasi mingisse veel parema resolutsiooniga, veel parema sellise liikumistundlikkusega tehnoloogiani ja jube hea meelega prooviks Apple Vision Prod, nii et ma jõuan tagasi selle Casey Neistati videoni, millest ma alustasin seda teemat. See on selles suhtes huvitav video, me paneme ta märkmetesse, ma soovitan seda vaadata, sest ja seda nüüd on päris palju tehtud ka, aga tema oli esimene, kes mulle ette jäi, kes võttis selle video ja mitte ei arvustanud seda, kui arvustame seda Apple Vision Prod, vaid ta pani need ette, käis päev otsa mööda linna ringi nendega ja tegi video sellest, nii et sa näed nagu teda nende prillidega mööda New Yorki liikumas ja sa näed New Yorki tema vaatenurgast, siis ta on nagu mõlemat on filmitud. Ja see, kuidas ta seda kasutab ja see, mis kogemus tal on ja see, mis kogemus on maailmal temast, on väga huvitav. Et noh, ta tõesti nagu liigub mööda linna ringi ainult nii, et tal on kogu aeg need prillid ees, sõidab rulaga mööda autoteed, mis ei ole ilmselgelt soovitatav tegevus nende prillidega. Ja kõnnib metroosse, istub metroorongis, sõidab, siis tuleb metroost välja, läheb kuhugi pontsikubaari, ostab pontsiku ja sööb seda, pakub seda, ma ei tea, dinosaurusele, mis tema siis selles liitreaalsuskontekstis on talle ette kuvatud ja istub Times Square'il ja vaatab YouTube'i videot ja chatib Messengeris, et see on nagu või iMessages, see on väga huvitav kontekst. Ma ei oskagi siin nagu muud sõna võtta, et selles mõttes, et see ei ole kuidagi siuke nagu wow, I was blown away, et see nii hästi toimib, sest seal sa näed üsna palju seda, kus see nagu tehnoloogia ei ole veel kaugeltki seal. See ei ole siuke asi, kus see on nagu naeruväärne, aga samas nagu natukene on ka, et on siuke piiri peal. Aga lihtsalt see kõik on nagu nii veider ja huvitav ja et me oleme nagu selle spetsiifilise toote esimese versiooniga juba nii kaugel on tegelikult teatud mõttes üllatav. Aga see ongi see, mida Apple teeb, eks ole, nad ootavad, kuni mingi turg on nii valmis, et tulla ja teha mingisugune kvalitatiivne hüpe. Ja nad võtavad kõigilt teistelt arendajatelt ja tootjatelt nende parimad osad ja suurimad saavutused ja lihvivad need veel omakorda peensusteni ära ja pakendavad nii, nagu ainult nemad seda teha suudavad ja siis see järsku tundub nagu kõige ihaldusväärsem, kõige kaugemale arendatud tehnoloogiline vidin ime, mis turul on, nii et ja ma ei ole näinud seda Casey videot, ma vaatan seda hea meelega. Ja jah, ma ei tea, me rääkisime sellest ka meie vend podcasti Ei saa aru ühe saatejuhi Hennoga ja jutt käis sellest, kuidas 5 aasta jooksul see asi jõuab sinna, kus see olema peab ja siis Henno tõi välja, et me ilmselt 5 aastat tagasi rääkisime täpselt sama juttu. Eks ta nii on, jah. Et see mingi 5 aasta jutt tuleb jube kergelt ja see tundub siuke nagu piisavalt pikk ja samas piisavalt lühike aeg, et kõlada usutavalt. Aga seekord ma päriselt tunnen, et 5 aastat võib väga palju muuta selles vallas. Kui just maailmasõda ei tule. See kuidagi tundub praegu nagu piisavalt tõenäoline asi, mida nagu võtta arvesse tehnoloogia arengu pidurina või siis vähemasti teisele suunale suunajana. Ja kui seni sõjad on toonud kaasa ka meeletu tehnoloogilise arengu, muidugi väga-väga kalli hinnaga, aga siiski, siis üha rohkem me oleme
kohas, kus tekib tunne, et võib-olla inimkond järgmist maailmasõda tegelikult üle elada ei suuda. Liiga suured arengud. ja, et liiga suured arengud, ühesõnaga. Ja ma vaatasin just eile juhtumisi Navalnõi surma kontekstis seda Doomsday Clocki. Tuli korra meelde vaadata, et me oleme 90 sekundit südaööst eemal. Okei. Palju me enne olime siis? Ja see spetsiifiline sündmus vist seda kella nüüd ei mõjutanud, aga me oleme siin mõned aastad tagasi olnud ka 2 minutit või 5 minutit. Ma ei mäletagi, mis see kõige lähim hetk on olnud keskööle. See oli ilmselt Kuuba see nii-öelda raketikriis. Aga guugeldan kiirelt, sa võid seda tühimikku siin saates täita. Kas nutikellale saab ka mõnna selle Doomsday Clocki niimoodi, et sa nagu päris kellaaja asemel vaatad, jälgid Doomsday Clocki kogu aeg. Kindlasti kuidagi saab. See oleks päris lahe äpp, jah? See oleks väga lahe, hästi, kuidas öelda, me nagu annaks nagu hea hoo sisse iga päev. Motiveeriks tegutsema ja pingutama asjade nimel. Kusjuures siin koduleheküljel on kirjas, et kusjuures praegu just Ukraina sõja kontekstis on see 90 sekundit on kõige lähem, kus see nii-öelda kell on südaööle kunagi olnud. Enne seda oli 100 sekundit aastal 2020. Et selles suhtes väga huvitav. Kes seda kella seal reguleerivad? Kas me seda ka teame? See on hea küsimus. Kes selle lõi? Siin on pikalt kirjutatud sellest, kes selle lõi umbes kuskil 1947. aastal või midagi, aga ma ei tea, ma panen selle märkmetesse, siis saavad kõik seda lugeda. Ma siit praegu niimoodi, ma ei ole kahjuks nii intelligentne kui keskmine chat GPT algoritm, et ma suudaks võtta selle teksti ette ja niimoodi jooksvalt teha sellest 2-lauselise kokkuvõtte. Kas saade sai läbi ja nüüd me oleme juba oma lisasaates? Ma tahtsin midagi veel kiirelt mainida. Okei. Aga see läks mul meelest ära. Oi, siis tundub, et me oleme tõesti juba lisasaates. Oota, aga midagi oli ju, mida ma väga tahtsin... Ei, ärme ole veel lisasaates, ma lihtsalt tahan päriselt lihtsalt hõigata välja paar kultuurisoovitust. Oota, Jimmy kultuuriminutid. Üks maailma parimaid bände, Sonic Youth, see bänd läks juba vist rohkem kui 10 aastat tagasi laiali ja selle bändi lõpp oli masendav fännidele. Aga mis on lahe, on see, et nii nagu Sonic Youth ei andnud oma pika karjääri jooksul välja ühtegi kehva albumit, kõik on omamoodi šedöövrid, siis nõnda on ka jätkunud selle bändi ex-liikmete soolo teostega ja Kim Gordon, kes oli üks Sonic Youthi juhtfiguure, on nüüd välja tulemas uue sooloalbumiga, mille nimi on The Collective ja sellelt albumilt on nüüd 2 nii-öelda singlit, kui tänapäeval veel on mõtet sükest terminit kasutada isegi, on juba välja antud, neile on ka ägedad videod tehtud. Kas ühe nende režissöör võib olla vähemasti üks popkulturistide liige? Arvestades, et me elame kvantmehaanika põhises maailmas, siis seal võimaluste pilves on kindlasti ka selline võimalus olemas. Ja et seni, kuni sa seda videot ei vaata, võib see olla lavastatud nii popkulturistide ühe saatejuhi poolt kui ka kellegi teise poolt. Okay. See on siuke Schrödingeri YouTube. Okei, Schrödingeri YouTube, väga hea. Ja väga lahe on vaadata, kuidas Kim Gordoni ja teise Sonic Youthi võtmeliikme Thurston Moore'i
ühine tütar Coco astub üles nüüd järjepanu Kim Gordoni videotes, et sellist ema-tütre koostööd on ikka südantsoojendav vaadata. Ma saan aru, juba eelmise albumi videotes Coco figureeris ja ta jätkab seda haltuurat ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et minu jaoks oli kuidagi jahmatavalt lootustandev kuulda, millise soundini Kim Gordon on jõudnud ja mis... Kas see on jälle mingi flöödi album? Ei, see ei ole flöödi album. See on tugevate hip-hopi ja trappi mõjutustega Country. noise, grunge, post-rock Okay. nagu muss, mis on nagu super huvitav kooslus jälle. Ja ma ei tea, kas kogu ülejäänud album ka niimoodi kõlab, aga esimesed 2 singlit on selliste beatidega ja et on beatid ja on nagu raske distortioniga kitarr ja see on super huvitav kooslus. Ja see, et Kim Gordon oma praeguses vanuses on siukses kohas, on lihtsalt jaburalt äge mu jaoks. Vaadake, ma ei tea, Kim Gordoni mingeid hiljutisemaid intervjuusid või tema laive või mida iganes. Kes meist ei tahaks oma 70-ndates eluaastates olla nii cool? See on lihtsalt, see tegelikult ei mahu mulle pähe, kui erinevad saavad olla sama vanad inimesed, kui nad lihtsalt elavad erinevaid elusid. Kui ma vaatan ringi oma reaalsuses selles vanuse ja näen selles vanuses inimesi, kus iganes, ma ei tea, kas või ma ei tea, poes, toidupoes või turul on ju, et kui ma näen nagu neid selliseid vanemas, kõrgemas eas prouasid 70-ndates eluaastates, nad ei ole mitte kunagi nad ei ole nagu Kim Gordon, kes teeb fucking noise rocki ja trappi praegu ja kes rockib samamoodi nagu siis, kui ta oli, ma ei tea, 20-aastane, see tundub mulle täiesti absurdne ja ma soovin Kim Gordonile palju õnne uue varsti ilmuva albumi puhul. Ma austan ja fännan teda igavesti. Kim Gordoni raamatut muide soovitan ka väga muusikasõpradele, isegi kui ma ei tea, ei ole otseselt Sonic Youthi loominguga tuttav, siis lihtsalt kui huvitab, mis see muusiku või rocki staari elu on, et nagu selles rubriigis võib kõnetada vägagi igat muusikasõpra, aga muidu ka kuidagi sügavamalt sellest, mis tunne on olla naine niivõrd sellises maskuliinses maailmas nagu rockimaailm. Et ka selle koha pealt ikka väga, väga mõjuv ja rabav ja liigutav teos. Girl in a Band oli selle raamatu nimi. Ja seda tahaks isegi nüüd üle lugeda üle pika aja. Aga jah, ühesõnaga, kultuurisoovitus on siis tšekkida Kim Gordoni neid avasingleid. Üks on Bye Bye ja teine on I'm a Man. Ja album, mis välja tuleb varsti, on siis pealkirjaga The Collective. Nii et ma arvan, et see saab samamoodi, ma ennustan juba, saab olema üks minu selle aasta nagu olulisemaid muusikalisi elamusi. Mille sa siis ilmselt ära unustad? Mille ma ära unustan ja mida ma ei maini meie aasta kokkuvõtte saates. See on siuke hea ennustus, üsna spetsiifiline. Kusjuures ma selle kommentaari osas, et kui erinevad võivad olla samas vanuses inimesed, just nagu ma eriti nii-öelda siis elu talvel oli väga huvitav. Üks õhtu ei jäänud kuidagi nagu magama väga ja lamasin diivanil ja vahtisin telekat ja sai otsa vist a la Esimene stuudio või midagi sellist ja hakkas Joanna Lumley saade ETV pealt. Ta on üks Briti siis teleajakirjanik või telesaatejuht, kes teeb reisisaateid hästi palju ja ta oli Indias ja ma vaatasin seda ja no ilgelt äge ja lahe naine ja räägib hästi aktiivselt ja käib seal ringi ja kõike värki. Tuleb veel, ta on 77 aastat vana.
ja ma olin väga üllatunud sellest, et tõesti ma tahaks ise olla oma 70-ndates kõigepealt elus ja siis järgmine samm sealjuures võiks olla siuke aktiivne ja võib-olla mitte Indias, aga kindlasti kuskil. Ja see on väga inspireeriv, kui osata seda niipidi võtta. Teisalt see on pessimistlikum tõlgendus on see, tõenäolisus, et ma oh my god, ma tunnen juba praegu ennast 90-sena, eriti kui ma kõrvutan ennast null energiat ja tervis väga kehv. Aga see on see tõenäoline olukord. Aga noh, ühesõnaga Reach for the Stars ja Kim Gordon on kindlasti särav täht minu isiklikus tähistaevas. Ootan uut albumit pikisilmi.